Ja tegelikult head sõbrad ju, kellele ATV on olemas, siis on ATV omanikud ka oodatud ju. Ja jällegi ei ole vaja mingit ulmevarustust. Ja, et klapperjahil on siis 3 klassi ATV-sid, õigemini siis 2 klassi ATV-sid, mis on siis tavaline, ettevalmistamata, nii nagu sa poest ostad, või siis on ATV klass vaba, mis tähendab, et siis võid kõik ümber ehitada. Aga täna räägime põhimõtteliselt klassist, mis on siis ATV. ATV tähendab seda, et kui sa oled ostnud endale ATV, siis sa võid tulla sellega klapperjahti sõitma. Palju tähtsam sellest ATV varustusest on see, mida sa ise kannad. Ikka riietus ka natuke peab selle peale mõtlema. Just nimelt, et starti lubatakse need, kellel on siis nõuetekohane kiiver. Kiiver, ilmselge kiiver peab olema. Siis on nõutud kinnised jalanõud, mis katavad ära selle hüppeliigese. Ehk siis nagu sina tossudega niimoodi ei tohi? Selle tossuga sõita ei tohi. Et võib olla kas siis spetsiaalsed sõidusaapad on ju, aga võivad olla täpselt siuksed ka matkasaapad, sest need hoiavad täiesti tavaliselt sellised. Nõutud on turvisvest või siis mingi, see on siukene, millel on õlad ja rindkere ja seljakaitse või siis on siukene motojope on ju, millel on kaitsmed sees. Eks mina nagu praegu dressikaga olen, siis see on natuke ikka jamaks. Jah, et sellega päris starti ei lasta, sest stardis on ikkagi seal paarkümmend pluss ATV-d on ju ja kuigi see klapperjahi, see ATV sõit ehk siis vanasti kutsuti seda softiks, et selle idee ei ole see, et nüüd hambad ristis paneme stardist minema punn põhjas ja siis oleme esimese 15 minutiga surma esinud. Et tegelikult ongi tark sõita rahulikult, enda võimeid ja ATV elu arvestades või selles mõttes, et hoides ja siis sa jõuad finišisse ja tihti lugu nendest suurtest kihutajatest palju ennem. Või siis need... Tasa ja targu on ju mingis mõttes. Absoluutselt, et see klapperjahi, see ATV sõit ongi nagu mõeldud tavakasutajale, et ta saaks rakendada või kogeda siukest nagu natukene võistlustingimustega peaasi siis tegelikult legaalselt metsas mööda rada sõita, mis on väga põnev. Ehk siis mõttes ongi, et nagu mainitud sai, et ei pea olema mingi ulmelise tehnikaga autovarustusega, on ju, piisab ka täiesti tavalisest korralikust ATV-st, lihtsalt tuleb kohale tulla ja nautida. Ja ei tasu üle mõelda, on ju? Jah, ATV-l on siis ainus asi, mis on ATV-l nagu nõutud, on 1-kilone tulekustuti. Et kui autol oli 2-kilone, on ju, siis ATV väiksem, aga tulekustuti metsas. Kui meil on väga palavad ilmad, siis kas võib lennata säde kuskilt sumbutist või mis iganes turvalisuse mõttes on see nagu oluline. Mingit tohutut varustust endale, toitu, moona kaasa ei pea vedama, kõik on koha peal, platsi peal olemas nii pealtvaatajatele kui osalejatele, et selles mõttes kas sa ostad seda ja vead kaugelt kaasa või ostad koha pealt, sööd nii palju, kui täpselt vaja on või jood, see on kõik olemas. Palju te võistlejaid ootatest, et minu teada ju ATV-sid müüakse Eestis ikkagi väga-väga palju? ATV-sid Eestis müüakse aastas kuskil 1400-1500 ühikut, et selles mõttes võiks neid tulla, aga no ATV softi ehk tavalist ATV kasutajat 340 inimest ikka võiks või 340 sõidukit võiks ikka tulla ja kui tuleb rohkem, seda ägedam on. Jah, aga seda ei pea kartma, et seal see ATV softi rada on selline, kus ilmselt ei pea ka vintsi kasutama. Et ta on pigem siuke tehniline rada, kus sa kulged, kindlasti saad rehvid poriseks, kindlasti saab natukene mööda vett sõita, aga siukseid põhjatuid auke seal ATV softil ei ole. Jah, aga kes on nagu edasi jõudnud, tahab nagu panna nagu vägevamalt, siis võib minna ATV vabaklassi ja seal on kõik võtted lubatud siis, et ehita nii suureks ja tugevaks kui tahad ja sõida nii kiiresti kui jaksad.